No hei, on vist esmaspäev ei saa öelda, sest ma ei tea, kas ma selle video veel ülesse panen, aga käib siis mul siin salaprojekt. On siis need nimesildid ja on need siis neile autojuhtidele mõeldud. Sain nende iminapad kätte, nüüd ma hakkangi puurima auke, aga kui te tellite neid nimesilte mult, siis need tulevad õhukesemad, et see on liiga paks, ei ole praktiline. Ja paneme need iminapad külge, puurime veits väiksed augud ja siis vaatame, kuidas ta kaubikule jääb. Ei oska trellile puurigi sisse panna, johhaidi. Nii. Ja see tekst ka siin peal on siis ainult testmõõdus, et see märk ise on siis tuleb, see on natuke väiksem, aga tuleb ta siis numbrimärgi suurustega. Teksti pikkust, neid kõike saab võtta siis, ma pärast täpsustan seda rohkem, tegeleme sellega ära. Nii, olemas, iminapad küljes ja lähme paneme nüüd autole külge ja vaatame, kuidas ta jääb. Ja pärast siis on näha, kuidas need iminapad töötavad, kui hästi töö küljes hoiab. Iminapad töötavad. Lihtsalt see tagune, millega ta kinnitub, see võib olla kõige parem oleks, kui sa paned ise kergelt superatakki või midagi, et siis ta jääb nagu väga hea. Aga samas vaatame, kuidas ta praktikas töötab, sest see videolõigud, mis ma praegu täna 25. filmin, tulevad alles hiljem välja. Peaks kuhugi ülesse panema. Ma panen korra teisele pool. Vaatan. Võetan praegu vist testi mõttes siia üles seda tõesti. Siit ta saab normaalselt nagu raskus ka. Vaatame esialgu, kuidas ta seal püsib. Jah. Et jäi ta praegu siis selline siit poolt väikese sirmiga täpselt enam-vähem ühel kõrgusel. No, sõidame siin imeilusas Lõuna-Eestis nagu ikka ja sai just siis 2 ATV-d viidud, üks linna sisse ja teine siia Võru taha ja lõpuks ometi, ma ei teagi, kas ma varem olen ATV-sid vedanud. Ma olen kogu aeg mõelnud, et ma tahaks ATV-sid vedada ja teinud kuidagi neid hinnapakkumisi ja asju ka ATV vedudele, aga kuna ATV on nii väike, siis tavaliselt ta mahub nendele peale, kes niikuinii mingis suunas sõidavad, aga lõpuks ometi sain ka siis ATV-sid vedada, jällegi ülilebo, plaks peale, plaks maha ja midagi rasket. Ja ma video on ka sellest, kuidas, millised need ATV-d välja nägid. Aga ja, sai hambaarsti juures käidud, sai nüüd seda esihammaste vahet timmitud. Mul oli seal kunagi tehtud mingi plomm värki-särki ja see hakkas juba ära kuluma. Tuli välja hoopis see, et mu igemed on siis liiga taandunud või nagu panevad nii-öelda siis igemed hammaste pealt jehhat ja ma pean minema mingi oritoloog või mis iganes nimis oli tema juurde ja tema hakkab siis midagi timmima, et see taastada enam ei saa, võib-olla mingi iluopiga vist sai, midagi ta rääkis, aga saab seisma panna selle protsessi, et mul 50-selt siis hambad suust välja ei kukuks, et see tundub küll pikk aeg, aga
Samas ma tahaks ikkagi võimalikult kaua saada ikkagi oma hammastega hakkama, mitte 50-selt juba proteese kasutada. Seega panen sinna ka siis aja ära, et nad hakkavad sellega tegelema, mis mingi kivi eemaldavad veel spetsiifilisemalt ja täpsemalt, kui seda teeb hambaarst või igastahes hambaarst seda ei tee, mis too peab tegema. Et ma arvasin, et nii hull ei ole, et saab ainult hambaaugud korda ja asi ants, aga ei. Ja rohkem ei olegi, et täna teisipäev, millegipärast teisipäev, mis peaks kõige rahulikum päev olema, on hoopis muutunud kõige tegusamaks päevaks, aga on 6:30 õhtul ja nüüd veel tunnike tagasi koju, vahetab riided ära, sööb ära ja siis paneb veel lattu ka, nii et täitsa tegus teisipäev järjekordselt. Hommik on neljapäev juba ja kell on 9. Jah, kas seda hommikuks saab nimetada, aga 9 igal juhul kell on. Graafik on suht selliseks hiliseks läinud, pigem öiseks ja tahtsin siis näidata seda, et kaubik läheb maru kehvasti käima, ma näitan. Nägite, jah? Ta nagu hüppab käima, aga siis ta nagu ei taha käima jääda, et kui sa võtad varem süüte nagu võtme lased lahti, siis ta sureb lihtsalt välja. Seega, kui keegi teab, mis viga on või mis võiks seda asja leevendada, mingi lisand või midagi ise mõtlen, et maru kehva. Ta saab maru palju käivitamist ka iga päev, nagu viid kuhugi kaupa, siis suretad jälle välja, siis jälle käima ja tahaks, et ta natuke kiiremini hüppaks käima kui hetkel veits. Esiteks ta on kole, kui ta niimoodi käivitub ja teiseks on halvem, kui oli ennem. Selles ma olen 100% kindel, et ennem ta küll niimoodi ei käivitunud. Nii et kui keegi teab, siis olge hea, kommenteerige alla, mis tal viga võib olla. Või mis lisand võiks seda protsessi nagu aidata, leevendada. Jah, davai. Tööle sakut vedama. No nii, reede õhtu ja tuli pakike, jälle üks pakike ja jutt siis lihtne. Plaan on teha siis e-pood. Arvatavasti tuleb ta siis domeeni nimega driftpapis.com ja sinna siis hakkab tulema kodulehele siis kõik vajalik turvaliseks transpordiks ja merch. Ja sellised lihtsad asjad, mida päris igas autoremondi või auto varuosade või nipsasjakeste poes pole saada või on pigem selline suund, mida ei ole saada, siis pakkuda ka enda e-poes ja mõned asjad jõudsid ära, see on testvariant, spaatlid või ma ei tea, et tõmmata siis salongi detaile lahti ja topsihoidjad. Ma ei leidnud kuskilt topsihoidjaid, siis tellisin topsihoidjaid. Üks läheb mul endale kindlasti ära, võib-olla läheb ka 2. Üks läheb mul endale kindlasti. Siis on väiksed lehtrid, alati kulub märjaks ära õli valada või midagi muud. Neid on ka, ma ei ole väga näinud ja siis konksukatted, endalgi neid puudust olnud. Siis pagasnikusse võrk, asjade kinnitamiseks suvine aeg, palju kola ja proovi mõttes tellisin ka lappe siis autode puhastamiseks ja materjal tundub okei olevat. Ja siis on üks asi veel,
põhiasi, miks ma üldse tellisin ja miks ma seda oma väikest e-poodi teha tahan, ongi siis rihmad. Kuna mul endal puksiiriveoks need rihmad, mis on suht vanad ja ma tahtsin siis üle ratta käivat, mitte nagu ratta pealt, vaid siis rehvi peale käivat rihma ja kellelgi tuttaval ei olnud saada, siis ma mõtlesin, ma tellin ise. Ja tuli ära ja see on päris tummine. Ma ei tea, kas nii tummist on vaja. See tõmbeaas või see, millega sa pingutad, no sellega kuradi tõmban puksiiriplate minema. Et 2 tükki jääb praegu mulle endale. Ma pean vaatama. Need on natuke võib-olla liiga suured, ma ei tea veel täpselt, kuidas need välja istuvad. Aga selline asi jah. Ja igal juhul varsti tuleb trihpapis.com veebileht üles. Ma ei usu, et sellega väga kaua aega läheb. Ma üritan esmaspäevaks mingi alge valmis saada ja jääb ta siis progressilt täiustuseks. Kirjutage alla, kommenteerige alla ka, mida te tahaksite või millest teil kõige rohkem puudust on ja siis teema on ikkagi kõik vajalik turvaliseks transpordiks, selle transpordialaga seotud ja Trihpapise siis mürts. Aga lõpetame selle nii-öelda väikse unboxingu videoga ära ja näitan teile kiirelt ka, kuidas teha purksi. Nii, mul on siis aja jooksul söögi tegemisega ma väga võõras ei ole, et on tehtud süüa nii igapäevaselt kui ka pikki aastaid. Selles mõttes söögi tegemine mulle võõras ei ole, et päris selline pelmeeni ja nuudlite mees ei ole, et ikkagi saab ka peenemate roogadega hakkama ja on sellised mõned firma road nii-öelda endal tekkinud, mis tulevad nagu hästi välja ja mis maitsevad ka. Ja siis ma mõtlesin, ma näitan teile kiiresti, kuidas ma siis teen kodustes tingimustes siis purksi. Ja ei ole see mingi gurmee või mis iganes, lihtsalt kerged asjad kokku ja minu arust maitseb nagu väga hästi ja hoiab ka mõni euro kokku. Aga igal juhul jah, hakkame pihta. Ma olen siin juba sibula ette ära tükeldanud ja alustame siis pihvi tegemisega ja ärge seda sibulat kartke, et ärge seda mingi ülipeeneks hakkige, aga noh, see on teie enda asi. Segame kokku siis 3 asja ja maitsestame seda ka. Kõige klassikalisem 50-50 hakkliha, siis sisse läheb 1 muna ja ongi sibul ja maitsestame siis liha üldmaitseainega ja minu meetod siis nagu maitseainetega on tunde järgi, mitte kunagi mingi mõõteühikute või mingi kuidas neil seal tavaliselt videodes on, et minu arust on see totrus, sest maitsemeeled on kõigil erinevad ja see ikkagi paned mingi koguse maitseaineid hulka ära, noh, läheb palju, siis järgmine kord tead, et paned vähem, aga see on puhas katsetamine ja tunnete mäng ja minu reegel on pigem vähem kui rohkem, sest juurde saab alati panna, aga tagasi võtta on peaaegu võimatu. Ja käed peske ennem ära ja pärast kätepesu siis nii-öelda või kui käed on ilusti puhtad, siis julgelt käega segad selle kombu kokku. Kui panni olete kuumaks lasknud, siis käte vahel vormige sellised päris korralikud latakad võite teha, sest need tõmbuvad päris korralikult kokku, aga vastavalt enda maitsele ja kui te teete nii-öelda esimest korda, võib-olla varem ei ole teinud, siis lihtsalt tehke näiteks 1 valmis, siis te saate vaadata, et kas peate mingi maitseaineid juurde panema. Aga kuna ma enam-vähem tean enda seda formulat nii-öelda, siis mina maitsema ei pea ja viskan kohe kuumale pannile. Burgerikastme teen ise
saab seda poest kosta, et ei pea ise tegema, aga mina teen ise. Paned hapukoort. Panen hapukoort. Natuke ketšupit. Törts sinepit. Natuke soola. Natuke pipart. Ja segad laiali ja siis maitsed sekundi pärast, kui on läbi segatud. Maitsed. Vaatab, mida puudu on. Natuke soola, natuke pipart juurde. Ja ongi olemas kaste tehtud 2 sekundit. Okei, minut. Aga on see poes ka täitsa saada ja ta on ka täitsa okei, aga lihtsalt see kogus nagu ei kasuta kõik ära. Nii, mingi ameerikapäraseid kukleid kasutab seekord, aga on tegelikult need teised paremad kuklid ka. Et lihtsalt proovi pärast võtsime, aga need ei ole väga head, sest ei tule ilusti üksteise küljest lahti. Aga need siis panna ahju, lasta see kuldpruuniks, mitte mustaks, nagu tavaliselt juhtub. Kui olete arvestada sellega, et see on hakkliha ja hakkliha ei taha üldse palju tegelikult praadimis. Väga paljud praevad hakkliha meeletult üle. Et ei ole vaja seda üldse kaua tegelikult praadida. Ja kui olete juba selle välja lültanud, siis pange veel kuuma käes või kui pihvid on veel... On pihvid või? Jah, siis pihvi peale veel täiesti tavalist juustu, mida ise eelistate. Ei ole vaja mingit spetsjuustu. Ja võite lausa panna ka veel niimoodi kihiti nagu peale või topelt, et ikka juust on hääkraam. Võite ka riivjuustu panna. Jälle räägin siis kokasaate vormis. Mina panen siis tavalist juustu niimoodi peale sulama ja kaan veel peale, muidu ta ei sula ära, võtab liiga kaua aega. Vahepeal ma ei saa näidata, aga said need enam-vähem kuldpruuniks, siis võtate põhja, võtan põhja, võtan kastet. Tehke see põhi ilusti kokku, ärge koonerdage, aga samas ärge pange ka üle, et pärast terve see põu on põll on. Ja samas võite selle ka teise poole ära teha. Vahepeal hakkisin ka juba teised asjad valmis, hapukurk, tomat ja lehtsalat. Et võti on siis selles, et kõik asjad oleks valmis, et sa lõpus saad mõnusat sooja purksi süüa. See on nagu kõige olulisem selle asja juures, et kõik saaks enam-vähem ühe ajal valmis. Nii, aga maru kehv sai, aga vahet ei ole. Nii, siis tavaliselt ma teen kindlasti nüüd siin need purksi jumalad nutavad, aga mina põhjaks panen
siis kurki. Siia peale tuleb siis üks rammustummine pihv. Would you look at that? Nii. Ja siia peale ainult üks tomat. Ei ole rohkem vaja panna. Üks tomat. See on purks. See ei ole mingi pokekaus või mis iganes. Siia peale paned ka veel ühe lehtsalati. Paned selle peale ja voila. Nii lihtne see ongi. Ma ei tea, 20 minutiga selline purks. Kõrvale alati koka. Purks maitseb kõige paremini kokaga ja ongi olemas. Nii lihtne see purksi tegemine ongi, et kindlasti on inimesi, kes teevad paremini, uhkemalt, aga mina ise olen niimoodi teinud ja lihtne alla poole tunni retsept, nii-öelda retsept ja kes tahab, siis teeb kõrvale veel ise friikaid, mida ma ka aeg-ajalt teen, aga praegu ei viitsinud video mõttes teha, aga jah, see on mõnus hea purks. On laupäev ja teen siis ühe ATV veo, kontrollin rihmasid. No nii, 3 ATV-d paha pandud nagu naksti ja kiirustame siis tagasi Tartusse, et teha uuele kaubikule veel ülevaatus peale. Jah. Super ilm. Täna on Piibe lavalaks ka ja ei saa ise seal olla paraku. Tahaks, aga ei saa. Praegu vist tundub, et ei saa iPhone'iga filmin ka muidu, et ei saa seda tahma näitu vist kätte. Ma olen täheldan ka, et tahmab, aga ma olen mõelnud, et lihtsalt tiksub seal linna vahel kogu aeg tühja, et siis on lihtsalt kogunenud, aga vist on mingi probleem. No juhtus see asi, mis ma arvasin, et ükskord juhtub, on see, et unustad ühe selle mikrofoni sisse panna ja siis lihtsalt nagu räägid, aga samas mingit teksti, GoPro, pime on, siis ühtegi teksti peale ei jää, aga igal juhul ülevaatuselt läbi ei saanud, kuna sumbutis on auk ja käsipidur. Käsipiduri kohta ma teadsin, sest Stef siis, kui ta tegeles sellega, pani maksimumi, ütles, et rohkem ei saa, et mingi julla tuleb ära vahetada. Ma ei mäleta, kas oli tross või oli midagi muud või oli klotsid. Klotsid said uued, ei saanud. Vist ei saanud uued klotsid, siis tuleb panna ja sumbuti auguga on see teema, et mis ajab mind natuke kurjaks, on see, et kui sidur vahetati, siis tegeleti ka sumbutiga. Et nüüd on küsimus, et kas tuimalt ignoreeriti seda auku või lihtsalt see auk tekkis pärast, aga pidi päris suur auk olema, et see ei andnud siis neid tahmanäite ilusti kätte, ehk siis need 2 asja tuleb siis maikuu jooksul ära teha, aga muidu tibens-tobens. Parem tuli nii-öelda higistab. Praegu ma tegin selle tagant kaane lahti, et võib-olla sealt kaudu läheb siis seda niiskust välja, aga samas ma arvan, ta tuleb uuesti tagasi sisse, et ma pean seda mõtlema, päris hulluks on läinud. Sellised minivead, aga ei ole hullu. Selline see laupäev on päris väsitav olnud hommikul vara üles saada. Selline tunne, et peaks korra magama minema, see on veits uninen olla, aga ma arvan, et ma hakkan pigem kell on 3 alles, et ma hakkan selle e-poega tegelema, et teen ära, et mul on eeltöö tehtud, aga midagi keerulist ei ole seal, aga natuke läheb ikkagi aega, nagu ikka nende interneti või arvuti asjadega. Aga mis siin ikka, lõpetame selle laupäevase video praegu siin ära. Nii, pühapäeva õhtu juba ja teeme siis selle nii-öelda outro valmis ja tahtsin siis näidata ka kodulehte, et praegu jääb ta siis selline, et kui tulete trihtpapis.com, siis vajutate kas siia selle
Millegipärast see ja pood on nagu eraldi. Tahaks kuidagi, et oleks nagu ühes ja siis see pood, et kummalegi lingile vajutate, siis viskab teid siis siia lehele ja see on siis esimene valik. Mul on siin veel vaja mässata, et tooteid juurde panna, pilte lisada, infot lisada asju ja hiljem ka maksevahend teha paremaks. Praegu saate nagu meili peale siis selle arve ja siis peate manuaalselt selle ülekande tegema ja siis saate, kuna hetkel seal neid valikuid maksete jaoks on nii palju ja ma pean valima mingi mõistliku, mis ei võtaks nii suurt osa sellest endale, sest need maksevahendajad on päris kõva, siis päris palju võtavad tegelikult vahelt ja imesta, et neil hästi läheb, kui võtavad ikkagi päris normaalse nutsu vahelt. Seega ma pean veel sellega tegelema, aga selline esimene lihtne selline eksemplar on valmis ja loodetavasti siis hakkab siin elu käima ja ma saan siia varsti tooteid juurde panna ja mässata ja tasapisi. See on väike hobi. Alati olen tahtnud e-poodi, ma olen ühe teinud, nüüd see on teine ja soovis ostas igal pool mässanud ja no selline osta müüv vahetan, selline teema pakub ka huvi, seega e-pood. Vaatame, mis sellest saab ja kuidas sellega läheb, aga igal juhul jah. Selline see pühapäev on, kell on päris paljuks läinud, ma olen siin erinevaid filme kõvasti täna vaadanud üksi kodus ja noh, nüüd just Mari jõudis, aga kell on juba 11 õhtul, seega ma üritan mingi video homseks ikkagi valmis kloppida, aga kell on päris palju, aeg lendab. Tšauki siis ja ikka subscribe, like ja suured tänud, et te vaatate mu videosid. Tšau!